Ketlin, meil tuleb nüüd loosimäng, kus läheb loosi 2 meie konverentsi piletit ja Estover omalt poolt andis kõik selle, mis siin laua peal on ka loosimängu kaasa. Ütle mulle ja kommenteeri, mis siit on sinu jaoks kõige parem ja mis on lihtsalt nagu hea maiustamiseks. Ja esimene asi, mille poole ma kohe krabaksin, on alati kodujuust. Et me saaksime igast toidukorras kindlasti korraliku koguse valku, siis enamasti kodujuustus on juba 100 grammi kohta 14 grammi valku. No, mis tähendab seda, et kui ma võtan 200 grammi kodujuustu, siis ma saan nagu ilusasti valgu koguse juba kätte. Näiteks üks minu lemmiksöök on aurutatud kartulid, sinna peale kodujuustu korralikult ja siis 2 või 3 peotäie ja kui igasugust maltsa peenralt. Okei, aga väga paljud kardavad süüa juustu, et kardavad see kolesterooli tase kohe tõuseb ja minul on kolesterooli tase õmbas kõrgem, mina ei tohi juustu süüa. Kommenteeri seda. Jah, selles mõttes küll, et see rasv, mida juust meile annab, on küllastunud rasv, aga me niikuinii saame seda küllastunud rasva siit sealt kaasa. Tuleb mõelda selle peale, et kuidas ma seda tasakaalustan ja kas ma saan sellest ka midagi kasulikku kaasa, eks ju. Et tegelikult ma saan siit päris palju ka valku kaasa ja kui mul on näiteks vaja igas vahepalas midagitki valku saada, oletame, ma olen nüüd kusagil sellises kohas, ma ei tea, oled sõidus, väljasõidul on ja mul on üks tanklapeatus, seal on väga väike valik asju. Kas ma võtan sealt lihtsalt ühe muffini? Ja, Snickersi. Või ma võtan midagi, mis annab valku ja näiteks pakk beebiporgandeid on ju. Iga kell, eks ju, siit ma saan oma valgud kätte siis vähemalt. Ja jah, tuleb sealt küllastunud rasvu ka, aga see tähendabki seda, et ma lihtsalt teadlikult tasakaalustan oma päevased rasvad. Sest seda on ju, vaata selle jaoks sul peab ikkagi olema lusikas, et seda tarbida, aga näiteks mina olen selline autoroolis kohukese sööja, siis tegelikult võiks vahetada selle vastu, et kindlasti parem. Kuigi ma isiklikult eelistaksin neid, millel ei ole maitseaine seda puru peal. Nagu puhtamad asjad. Okei, väga äge. Nii, väga paljud kardavad võid. Kas sina kardad võid oma toidus lisada seda või kas seda peaks nagu kartma? Ei, otseselt ei pea. Lihtsalt tuleb vaadata, et päevas ei saaks liiga palju igasugust rasva. Et tegelikult ongi nagu hea mingis etapis üle vaadata, et millised on minu igapäevased toitumisharjumused ja kui palju ma päriselt saan siit kalorit, rasva, valku ja süsikaid. Ja siis me näeme, et millise toidugrupi muutmise peale ma võiksin praegu nagu rõhku panna.